ma istun siin küünlavalgel ja täitsa vaikuses ja rahus ja nii nagu ma olen kogu aeg tahtnud. ma elan üksi oma kodus. nii nagu ma olen tahtnud. mul on kõik olemas, mida ma olen tahtnud. ja minus on vaatamata sellele pinge. sest ma tahan veel ja veel. tahan veel ja veel kogeda. kogemusi, mida ma ei ole veel kogenud. ja ainus piiriseadja siin ongi see inimene. siin sinu ees. ma näen, et ma kipun kogu aeg ümber mõtlema, otsustama ja siis jälle ümber mõtlema. tekib küsimus, et kas ma siis päriselt ei taha kõike seda, mida ma tunnen, et ma tahan. või ma ei julge endale anda seda, mida ma tahan. leides sinna asemele mingisugused ajutised rõõmud. aga mille järgi ma päriselt janunen, on pikaaegne. ma kirjutasin ennem päevikusse, et ma olen rikas. ja sellel on minu meelest nii palju suurem tähendus kui lihtsalt üheselt mõistetav rikkus. vaid ma tunnen, et ma olen hingeliselt rikas. ja ma pelgan inimesena elada rikkalt selle rikka hingega. vähemalt mulle tundub nii.
kõik tahavad rikkad olla. Kas pole nii? Kuid mis see päriselt tähendab? Praegu tuleb pähe, et ma tunnen ennast rikkalt, kui ma austan ennast ja enda tunnet. Kui ma teen mingid valikud enda hüvanguks. Ma tunnen, et ma ei ole andnud ruumi sellele osale minust, ruumi ja platvormi sellele osale minust, kes ma inimesena selles elus olen. Ma arvan, et väga paljud teist teavad ja tunnevad mind hingena palju paremini kui inimesena. Vähesed teavad mind inimesena väga hästi. Eks igaüks niikuinii teab mind mingisuguse enda versioonina. Päriselt ju tean, kes mina olen, ainult mina. Ja miks ma tunnen, et ma ei ole häält andnud või ruumi andnud sellele inimminale, kui tema kogemus on see põhiline, millest tulevad kahtlused. Ma arvan, et me püüame ennast mõistetavaks teha siis, kui meid ei ole pikka aega tähele pandud. Kui meid ei ole pikka aega kuuldud, nähtud või kui me tunneme, et meid ei ole pikka aega kuuldud ja nähtud. Ja siis me hakkame tõlkima enda hinge sellesse keelde, et teised aru saaksid. Ja pool oma senisest elust veetsin ma tõlkides ennast teistele arusaadavasse keelde. Valides hoolikalt sõnu, et minust natukenegi aru saadaks või et mind natukenegi kuulataks. Ja siis ma lõpetasin selle. Ja siis ma kogesin hülgamist. Kas vähesel määral või suuremal määral. Kas ajutiste inimeste poolt või nende poolt, kes ma arvasin, et on minu elus terve elu. Need inimesed, kellele ma võib-olla kunagi ennast tõlkima ei pidanud. Need lahkusid füüsilisest maailmast. Ja ma alustasin kõigega otsast peale. Püüdes ennast veel tõlkida, aga vähem.
Ja mingi hetk ma valisin lõpetada igasuguse enesetõlkimise. Ja ma ei otsinud enam sõnu, et väljendada ennast teiste jaoks õigesti, vaid ma otsisin sõnu, mis minu jaoks annavad edasi täpselt selle sageduse, mida ma tahan edasi anda. Kas sellest saadakse aru või mitte, see ei ole minu teha. Kuid ma leian ennast endiselt iseenda sees vahest ikka sellest kohast, kus ma püüan end veenda, et mingisugused kogemused, mis ma tahan kogeda, on nagu nii ohtlikud ja nii teistsugused, et need küll võimalikud ei ole. Ja parem on ikka olla rahul sellega, mis on. Ja ma olengi rahul sellega, mis on. Aga ma ei saa eitada seda janu nende uute kogemuste järgi. Ja ma mäletan ennast, kui ma olin väike. Ma käisin lasteaias. Ma mäletan, kui tingimusteta ma olin. Minu jaoks ei olnud midagi valesti sellel, mida inimesed mu ümber tegid. See ei tundunud tore vahepeal, aga see ei tundunud ka vale. Seni, kuni mulle öeldi, et see oli vale. Ma nautisin kohalolu. Aga ma olin ka kurb. Ja ma olin kurb koos oma emaga, sest tal oli kurb. Ja ma ei tahtnud, et tal oleks kurb. Tahtsin, et tal oleks hästi. Sest ma tundsin, et seal kuskil sügaval on keegi, kes tahab lihtsalt olla armastatud ja nähtud. Mulle meeldivad inimesed silmad, sest silmadest näeb kõike. Silmadest näeb igatsust, puhtust, siirust. Silmad ütlevad kõik. Ja ma olen alati näinud ja teadnud, et igas inimeses on olemas see puhas hing ja puhas olemus. Just selline, nagu ta sünnihetkel oli. Ja ma ei tea, miks see praegu nii oluline on, aga ma nägin väiksena koolieelikuna väga ekstreemselt seda, kuidas inimesed ei osanud midagi teha enam, sest et nad olid alla andnud. Armastuse puudusest, nad olid armastuse puudusest alla andnud.
ja nad meeleheitlikult püüdsid leida seda kust iganes. Ja ma näen, et ma tõin puhtust ja siirust ja tingimusteta olekut nende ellu. Isegi kui see oli kuskil baaris, kus inimesed olid purjus ja mina olin ainukene väike laps. Ja ma mäletan neid esimesi täiskasvanu mõtteid, kui ma olin 5, 6. Ma mäletan seda muret teise inimese pärast. Ma mäletan seda, kuidas ma tundsin, et no see ei ole õige. Miks nii on? Mis nüüd saab? Mis juhtub? Ja üks päev, no ma olen, te ilmselt juba teate kõik, aga ma olen oma sünnilinnas tagasi, nüüd aastakese juba. Ja ma üks päev sõitsin bussiga. Ja kui ma oma emaga veel elasin, siis üks viimaseid mehi, keda ma mäletan, kellega ta pikemas suhtes oli bussijuht. Ja ma mäletan, kuidas ma sõitsin bussiga ringi lihtsalt. Ma ei teagi, mis see põhjus oli, ma lihtsalt mäletan, et ma olin kuskil 6 või midagi sellist. Ja sõitsin bussiga ringi. Ja 6 siis oli aasta 98. Ja raadiost tuli sükest retromuusikat ja ma nutsin oma isa pisaraid, keda tolleks hetkeks juba ei olnud 5 aastat. Ma nutsin tema pisaraid selles pettumuses, kuidas elu oli läinud. Ja ma nutsin enda pisaraid, sest ma ei teadnud enam, kuidas oma ema aidata selles tohutus kaoses ja südamevalus ja selles kõiges, et kui kadunud ta iseendas oli. Ma ei osanud teda enam aidata, ma ei osanud midagi teha seal enam. Ja ma mäletan, ma korduvalt küsisin vanaema käest, et mis juhtus ja mis mu isaga juhtus ja püüdsin kõike seda mõista ja ma alati sain vastuseks selle, et kui sa suuremaks kasvad, siis me räägime. Ja ma lihtsalt mäletan, kuidas väga ruttu minust sai täiskasvanu. Ja ma sain laps ainult vilksamisi vahepeal olla. Ja ma nägin, kuidas on lihtsam, kui ma olen vait, kui ma ei tee lärmi. Ma nägin, kuidas mu ema ei jaksanud. Ta ei jaksanud enam. Ta ei jaksanud füüsiliselt, vaimselt, emotsionaalselt, ta lihtsalt ei jaksanud enam. Ja seda oli tema silmist näha. See oli tema silmist näha, et ta oli väsinud. Ta oli kaotanud ennast.
ta ümber olid inimesed, kes hoolisid ainult sellest, et temaga oli lõbus ja tal oli hea huumorimeel. Aga ma mõtlen, et kas ta üldse sai kunagi päriselt kellelegi näidata, milline ta oli. Sest nendest piltidest ja väiksest beebiraamatust, mis mul temast on, sealt ma näen noort naist, kes küll hirmus, et nii noorelt, ta oli 19, aga olles ise veel nagu laps alles ja saades lapse, temas oli ikkagi rõõmu ja tingimusteta rõõmu selle üle, et ta sai tütre. Ja seda tingimusteta armastust, mis seal kirjas on, olen ma endaga terve elu kaasas kandnud, isegi kui meie teed lahku läksid. Aga kuskilt sealt, kui ma sain aru, et tegelikult see ei ole okei, et ma nägin koolis seda, kui emmed ja issid käisid oma lastel järgi ja minu emme jäi alati hiljaks või ma pidin teda ise minema otsima või ma sain aru, et kuidagi midagi on valesti. Ja siis ma nutsin ja olin kurb. Sest ma ka ei osanud mul ei olnud mingit eeskuju, et kuidas hakkama saada sellega, et mis ma nüüd teen siis. Ja seesamane mälestus seal bussis istumisest tuli mul üks päev meelde, kui ma istusin bussi kõige esimeses pingis. Seal välisukse pool, kus sa näed teed otse ja näed bussijuhti ja mul tuli meelde see, kuidas ma sõitsin bussiga ja nutsin. Ja laulsin kaasa mingeid lugusid, millest minul ei peaks olema mingit õrna aimugi. Words don't come easy to me. Ja ma arvan, et sealt hetkest saadik ma võtsingi selle hoiaku, et ma tõlgin ja seletan ja ma sain aru, et ma pean olema hea laps ja et ma pean olema tubli ja et mul on vaja mõelda, kuidas ma elus hakkama saan. Et mul on vaja väga tõsiselt aru saada, mis valikuid enda elus teha ja kuidas käituda, et mitte olla oma ema moodi, kes oli teinud enda jaoks mitte nii häid valikuid. Ja ma kasvasin teatud hirmus, et kuigi see oli mul alati arusaamatu hirm, sest et ma ju nägin väiksest peale, et mu emme ei teinud valikuid ennast armastavast kohast. Ma ju sain aru sellest. Ja see ei ole õige tekitada lapsele seda hirmu, et temast saab kajoodik, kui laps juba saab aru. Ma ju nägin, mis minu emmega juhtus, kui ta jõi. See on ju ilus, see on ju okei. Ma sain ju aru sellest. 5-aastasena ma sain aru sellest, et see ei ole okei. Et nii ei tehta, nii ei... Ma nägin,
mis ma tahan öelda selle kõigega, on see, et ma tean sügavuti, mida see tähendab ja kui väsitav see on, kui sa pead tegema ennast arusaadavaks. Kui sa pead valima sõnu selle järgi, et keegi teine sinust aru saab. Ja olles kogenud nii füüsilist kui emotsionaalset hüljatust enda elus ja olles kõik selle ümber kirjutanud, ma tean, et ma tihtipeale ei saa selle ümberkirjutamise töö mõõtmest aru, sest minu jaoks on olnud loomulik tunne see, et ma tahan olla mina ise. Ja kui sa ei saa minust aru, siis me räägime erinevat keelt ja nii ongi. Aga ma tean, mis see tähendab, kui sa noorena kolid kodust vanemate juurest välja ja lähed oma elu peale. Ja sa püüad teha kõike õigesti, käia tööl, teenida raha, maksta oma arveid ja sa tunned tühjana ennast. Sa teed neid asju, sa püüad siin maailmas leida selle, mis on sinu, mis sütitab sind seestpidiselt. Ja mind sütitab see, et ma ei pea ennast tõlkima, et mitte keegi ei pea ennast tõlkima. Ja et ma näen ausust ja et ma näen tõde. Ja ma lausun seda. Ja minuga ei juhtu mitte midagi. Sest ma olen siin. Ma olen võidelnud, rabelenud, ümber kirjutanud. Ma olen võidelnud end vabaks. Ma olen täna siin ja mul on suured unistused. Kogemused, mida ma ei ole selles elus kogenud, mida ma tulihingeliselt tunnen, et ma tahan kogeda. Ja ma võtan selle pisikese Karoliini kaasa ja ma näitan talle, näe, ma näen sind. Sa oled emotsionaalselt ja füüsiliselt hoitud ja nähtud. Ja kui sul tuleb hirm, siis ma olen siin. Ja me lähme koos sellest hirmust läbi. Ja me lähme maailma valutama ja nägema. Me lähme loome uued sidemed uute kultuuride, uute inimestega. Me lähme vaatame maailma üle. Me lähme vaatama, mis maailmas toimub. Mitte keegi ei pea tõlkima enda hinge. Kui sa tingimusteta näed iseennast ja sa tingimusteta näed maailma. Ja sa austad ennast. Ja sa austad enda väge, enda kohalolu, enda olemust, enda sagedust. Siis sul on õigus öelda jah ja sul on õigus öelda ei. Sul on õigus tunnetada, kus maale sa oled nõus minema ja kus maal sa ütled ei. Sest vahest ka see ei on väga tervendav. Ja vahest ka see ei on oluline selleks, et sa võtaksid jalad tagumiku alt välja ja teeksid enda jaoks päriselt midagi, mitte ei otsiks järgmist plaastrit. Sellepärast ma tunnen ka, et mulle meeldib kõige rohkem suhelda ja töötada nende inimestega, kes samamoodi on väsinud sellest, et nad peavad ennast seletama ja selgitama kogu aeg.
selgitama, miks sa kuidagi niimoodi tunned. Aitab. See on nii väsitav. See on nii väsitav ja see on mõttetu. Õige inimene vaatab sulle silma sisse ja ütleb, jah, ma saan aru. Ütled 2 sõna, ma saan aru. Ma näen, et sellised inimesed on valinud endaga päriselt sügavuti kohtuda. Nad on valinud võtta ette kogu oma inimkogemuse siin ja kirjutada see ümber, sest et see ei resoneeru nendega. Nad on kogenud selle ja see kogemus on toonud nad siia hetke, et nad nüüd saavad näha, et see ei ole mina. Ja siit hetkest alates ma tahan näha ja kogeda tõelist ennast, milline mina olen, kes mina olen. Kõiges. Üleni. Ja ma tahan teada, mis minu jaoks on võimalik. Ja minu lugu, minu kogemus on lihtsalt kogemus. On olnud see kogemus, mis on toonud mind täna siia teadmisesse, mis on toonud mind täna siia iseendasse, kus ma tunnen seda tuld ja kus ma tunnen seda väge ja kus ma tunnen iseennast ära. Vaadates tagasi kõikidele nendele versioonidele, ma näen seda säde, ma näen seda tuld iseenda sees. Ma ei ole kunagi ära kadunud. Ma olen olnud unes, ma olen uskunud mingeid illusioone, aga minu sees on alati olnud olemas see säde, mis on minu puhas hing, minu puhas olemus. Ja ma ei usu, et mitte kellestki, ma ei ole veel näinud inimest, kellest see säde oleks täiesti kadunud. Nad võib-olla tunnevad ja arvavad, et neil ei ole ühendust sellega, aga see säde on alati seal olemas. Ja mida rohkem sina selle kohaga ühendust tahad saada, seda rohkem sa kutsud enda ellu ka neid inimesi, kes on juba selle kohaga ühendust saanud. Kes saavad ka sul käest kinni võtta ja teha sulle pai ja hoida sind ja näidata, et elu läheb paremaks. Need asjad on vahest ümber kirjutada, aga seda on vaja valida. Sul on vaja ennast valida. Sul on vaja valida enda säde, enda tuli enda sees. Ja siis kõik muutub. Mingis mõttes ma tunnen, et ma olen alati ennast valinud, isegi siis, kui tundub, et ei ole. Et ma ei ole kunagi lõpuni kaotanud ära seda ühendust selle sädemega. Ma olen sellepärast, see on väga suur põhjus, miks ma siin ka olen, sest ma olen alati küsimärgi pannud juurde kõikidele nendele asjadele, mida mult on nõutud või öeldud, et kuidas asi peab toimima või kuidas asjad peavad olema. Ma olen alati tundnud, et seal on mingi minu oma viis või mingi oma viis, kuidas asju teha. Ja ma tahan tunda seda sügavust ja seda kohalolu ja seda haavatavust ja seda avatust ja seda intiimsust alati. Mul on alati olnud tõmme jagada ennast sellisel viisil, nagu ma praegu olen jaganud ja
see tundub seletamatult õige mu jaoks. Ma tunnen, et tunnen ennast kõige ehedamalt. Ma loodan, et see julgustas sind valima ennast. Loodan, et sa valid end. Ükskõik mis. Kohtumiseni.